Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna veemärkidele. Et vähk, skorpion, kalad lugemise teen järjest kohe, et panen ajatemplit külge, et saate liikuda otse siis oma soovitud päikesemärgi juurde. Aga proovime, et kuidas sellisel kujul lugemine välja tuleb. Katsetame. Aga tegemist on nagu ikka üldiste sõnumitega, seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Aga alustame vähkidest, et vaatame vähid. Milliseid energiaid on kaartidel täna vähkidele edasi anda. Nii, ühe korra seda veel. Ja, ühe korra veel, ei saa veel. Nii. Võidukus. Võidukus. Ai, kui vahva. Uued seiklused, uued võimalused. Sauade kuue puhul ma tulen mingisuguse väljakutsega minu jaoks toime. Et selline võib-olla ka eneseületus ja selline eufooria tunne siin tunnustus, kiitus, tähelepanu, sauade kuus ma väljusin lahingust võitjana, võib tekitada sellise tunde, kus märgatakse, et ma olen edu ja tähelepanu väärt energia. Midagi võib-olla, mille kallal ma olen pusinud, pingutanud, see toob lõpuks selle edu, et see ei tähenda, et see on tulnud lihtsalt. Ja siin on justkui uus seiklus algamas, et maailm nagu justkui tänu sellele on selline vaba hinge vabanemise tunne. Ja selline entusiasm, tekivad võib-olla uued mõtted, uued plaanid, aga mida veel, kuhu edasi, selline tunne, et maailm on valla, et justkui mingisugune saavutus, mis kõik on võimalik. Soov nautida, soov teha meeletusi, soov avastada, soov tegutseda, selline rõõm ja kirglik, võib-olla mingil määral ka sellist adrenaliini tekitav olukord, et miski minu sees pulbitseb ja justkui tahan midagi õnnestub, midagi uut, võib-olla mingid sõnumid, mis tulevad, mingi info ka võib-olla selles mõttes, aga või selline seiklus, midagi uut on siit tulemas, aga väga mõnus on see sauade kuue energia, kus justkui pärast pingutust naudin seda võidu maitset. Ja selline, et lase endal särada, võta ka, kui on neid, kes sind selle eest näiteks kiidavad või tunnustavad, siis võta tänutundega see tunnustus ka vastu, see kiitus ka vastu. Ja kuidagi selline valmisolek astuma ka järgmisi samme läbi selle. Kuidagi võimalik, et osadel juhtudel ka kuidagi oskuste ja annete ette näitamine teistele, kuidagi liikumine järgmisele, midagi, aga väga-väga võidukas ja väga uhke energia, selline seiklusjanu ja kirg ja väga mõnus. Midagi nagu uut ja värsket tuleb läbi selle veel juurde. Et justkui see siin, ma ei peatu siin, vaid on veel midagi tulemas. Nii, vaatame vähid. Vähid saavad tähelepanu millegi eest. Tunnustust, kiitust, võitjad. Poisid tulevad lauda. Siin on midagi, siin kaardipaki all on midagi, mille pärast ma võib-olla olen muretsenud, just kui mingi uks oleks minu ees suletud olnud, et tunnen natuke sellist kurbust, ohvrirolli, märtrirolli isegi, et seisan paigal millegi osas. Võimalik, et selline energia on siin olnud, muretsen, jah, ma ei saagi sellega hakkama, aga siin ma näen, et ma kogun juba selle, just kui ma läbisin midagi, ma kogun infot, see on detektiivine energia, ma õpin midagi ja ma kogun infot. Mõõkade poisi puhul on näha, et võib-olla ka, kui on, olukorrad, kui on tervisega, kui on karjääriga seotud näiteks,
või ka suhtega, siis kui ma tunnen sellist madalseisu, siis siin on mingi info, mul on veel vaja midagi koguda, mingeid teadmisi selle kohta saada. Ja siin on selline teadmiste jänu, teadmiste vajaduse kaart, et mulle ei anta kõike väga lihtsasti kätte, just kui ma pean uurima, et avastama. Mõõkade poisi puhul on jälle tegemist selliste põnevate uute algustega ja peamine sõnum sellel kaardil on ikkagi selline janu nende teadmiste järele, et siin on võib-olla vaja suhtlemist, aga samas see tekitab selline rahutu energia, et ärev, põnev, mitte nagu rahutus negatiivses mõttes, aga ma justkui igalt poolt otsin mingit infot, ma tahaks nii teada seda. Ja see tekitab natukene ärevust, võib-olla sellist erutust natuke. Võib-olla ma otsin millelegi vastuseid või ma tahan kellegi või millegi kohta midagi teada, mingit infot on mul vaja. Aga siin on midagi lisaks, mida mul on vaja teada või veel kuskilt uurida või kinnitust saada. Et selline ka nagu sõnadelt tegudele liikumise kaart, aga siin võib olla mõni sõnum, mõni info, mida ma ootan ja mida mulle teada antakse. Võib-olla ma olengi istunud ja oodanud väga. Olen tundnud, et siit seda küll ei tule, aga siin on midagi tulemas. Mille osas on veel võib-olla selliseid arenguid ja pean veel teadma. Aga selline positiivne sõnum. No siin on 2 poissi juba lauas olnud, et ikkagi selline uue ja sõnumite kaart, just kui ootan midagi, mingid teadmised. Nii, mingisugused teadmised, uued seiklused. Ma näitan ka siin kaardipaki all on kokku 2 kuningat. Kirg ja tarkus, mõistus, risk ja selline mentaalne, vaimne suhtlemine ja siin on 2 juhti, 2 liidrit. Olukord, 2 kuningat on lauas. No siin see peamine on ikkagi kirega tehakse asju, nagu mingisugune seiklus ja väga julged otsused, ma olen vapper, julge, enesekindel, hästi kirglik kaart, võib olla seotud kellegiga, siin võib olla tulemärgiga seotud, samas siin on ju mõõgad, kaksikud, kaalud, veevalaja energia ka siin juures on ju, et siis sauad oli äärd, lõvi, hambur. Aga siin on energia, kus võib näidata meesterahvast on ju, ei pea, aga see on ka selline mingi olukord, mida ma juhin nii mõistuse kui kirega. Sest siin on minu mõistus ja siin on minu kirg ja tegutsemine, et see on selline, ma pean ka tegusi reaalseid samme astuma, siis sauade kuningas on selline hästi, just kui ma pean väljendama ennast julgelt. Ma mõtlen kastist välja, mul on ideed, ma väljendan ennast ja mind mõistetakse. Isegi sellised väga julged sõnavõtud, see on koostöökaart. Just kui mul on vaja teha koostööd, olla vapper, olla julge. See on energia, kus armastus, karjäär, tervis, mis iganes, mida ma teen kirglikult, kirega, kus ma annan endast, tegutsen, olen julge. Siin on selline power on selles energias sees, kus see annab nagu sellise positiivse tõuke edasi liikumiseks ja see on tark, kuidagi tark otsus, sest siin on midagi uut, see on selline tulevikku suunatud energia. Mul on vaja mingisuguseid fakte, see on see poisist kuningaks liikumine, et mul on vaja infot millegi kohta. Ma tahan teada millegi kohta, aga mul on vaja teada, sest siin soovitakse liikuda edasi, kuidas edasi. Aga mul on vaja teada midagi infot, võib-olla mul on vaja suhelda veel, et siin suhtlemist soosivad kaardid, koostööd soosivad kaardid. Selline hea, selge, rahulik suhtlemine annab häid tulemusi. Aga siin on saavutamise soov millegi osas. Aga hästi selline kirglik, see võib olla keegi on ju, et selline kirg kellegi osas ja ma tahan ikkagi teha ka targa otsuse, et ma ei taha lähtuda ainult sellisest elevusest ja kirest, vaid siin on ka oluline see mõistuse pool, et see oleks läbimõeldud, kaalutletud, tark otsus. Et aga väga midagi ma nagu juhin. Et siin on mingisugune eesmärk, selline liidri juhi, nagu targad otsused.
Vabandust. Aga vaatame veel vähid. Nii, võtame veel. Ähkidele veel üks energia. Tahab tulla. Nii, no läheb ikka kirglikult edasi. Siin on ülempreestrinna, midagi hingele, midagi olulist. Väga tark, no siin on, ma pean usaldama oma sisetunnet, mis iganes otsused siin on, mulle saadetakse märke. Ma mõtlen enda sees läbi, et see on nagu vaikuses ja rahus, ma pean võib-olla midagi otsustama ja enda sees need otsused tegema. Siin on tohutu kirge, sest see jälle selline vapper olemine, tuline energia, seikluste energia, adrenaliini on õhus, sauade rüütel, hästi vaprad ja julged otsused, midagi muutub, mingi liikumine on edasiviiv jõud, ma võtan riski, ma teen ära, ma naudin võib-olla elu, selline tuline energia, ma teen ära midagi, selline tunne on, just see tegutsemise inspiratsioon on siin hästi palju ja sellist nautlemist ja rõõmu ja samas midagi hingele, midagi võib-olla, mida ma olen soovinud, midagi, mis on minu südames, midagi on, mis on mulle oluline. Vaikuses keskendun hästi sellele. No ülempreestrinna kaart on vastused minu küsimustele on minu südames. Et hästi hea, ma kuulan ja usaldan enda sisetunnet. Ma pööran tähelepanu võib-olla märkidele, igasugustele metafooridele, unenägudele. Kõik mõtted, mis mulle pähe tulevad, et ma jälgin hästi või kasulik oleks jälgida hästi enda sellist sisetunnet, kõhutunnet. Sest millega osas võib-olla ma pean midagi otsustama ja ma võtan rahulikult, ainult mina teen ise enda jaoks kõige parem otsuse. Et kuidagi mitte väga lasta teistel mõjutada, sest siin on see teadmine, ma tean, mida see on nagu nii selge teadmine tegelikult, mida ma soovin või sest ülempreestrinna jaoks on minu selline duaalsus, et ta eraldab ennast nagu muust maailmast, hästi sissepoole vaatamise energia ja seal on oluline see unistused ja võib-olla siin on minu unistused ja selline nägemused, intuitiivne energia, vaikne aeg mõtisklemiseks, et mul on vaja sissepoole vaadata. Aga jah, teadmised minu sees, aga vaikuses, et ma pean ise ennast kuulama, järgima millegi osas. See on minu sisemine kompass, mis mulle ütleb ja annab mulle selle õige lahenduse ja see on kuidagi mulle hingele väga oluline. Et ma teen ise kõige parema ja kõige targema. Siin on võib-olla minu unistus, minu saladus, mis siin kirglikult teoks võib saada. Nii. Midagi, millegi osas, et see müntide 5 tuleb, mille osas ma võib-olla olen tundnud, et see uks on minu jaoks lukus näiteks, aga siin tekib selline, millegi osas võib-olla ma olen tundnud, et ma olen kõrvale jäetud, et see ei õnnestu, tekib selline hüljatuse tunne isegi, aga siin on midagi, mis süttib ja särab ja põleb siin. Nii, vaatame vähid. Võtame ühe kaarti veel. Midagi, mis mind väga rõõmustab. Midagi, mis väga rõõmustab. Karikate kuninganna, midagi, siin on minu südame kuninganna, minu armastuse kuninganna. Karikate kuninganna on väga tundlik, et siin oli näha ülempreestrinnad ja siin on natuke sarnane energia. Karikad on vähi enda element, selles mõttes veemärk. Et sobib väga hästi siia ja siin on millegi osas, kus ma väljendan enda tundeid, väljendan enda armastust ja minus on kaastunud hästi tundlik olukord. Kuidagi proovin keskenduda, saan väljakutsetega hakkama, proovin keskenduda sellele, mis on mulle hea, mitte minna tuliseks. Siin ütleb see kaart, et midagi on väljakutseid, mingeid väljakutseid, võib-olla vastuseisu, võib-olla takistusi. Aga just kui ma jään kindlaks sellele, mis mina olen, keskendun ise endale, ei lase ennast kõigutada, ei lase ennast pisendada, ei lase kriitikal kuidagi mõjutada ennast,
vaid nagu selline hästi rahulik siin mulli sees. Ja see kaart viitab sellele, mis iganes väljakutsed need on, sa oled kõrgemal positsioonil, sa oled positsioonil, mis näitab, et ma tulen toime nendega. Kui ma jään enesekindlaks, seisan oma väärtuste eest, tõekspidamiste eest, selle eest, mida ma tõeliselt soovin, mis on nagu siin sisemises põleb midagi, siis karikate kuninganna on selline energia, kus mul on kerge tegelikult inimestega sidet luua. Suhtes näitab hästi sellist tasakaalukust ja mõistmist ja hoolimist. Ma tahan hoolitseda, ma tahan anda armastust, on ju. Väga lahke energia. Vahel see näitab, et ma vajan ise lähedust, aga siin on kuidagi tunded. Just sellist sügavust tahan tunnetest, otsin tunnetest. Et vajan võib-olla ka sellist ärakuulamist ja mõistmist ja soovin võib-olla ka ise mõista ja kuulata teisi. Aga siin kindlasti karikate kuninganna juhindub hästi tunnetest. Ja intuitsioonist. Et armastust tõmbab armastust ligi. Siin on midagi, mis teeb väga tundlikud ja rõõmustab taastumise tervenemise energiaga. Väga, väga mõnus, rahulik. Enda, just kui ma jõuan, siin on nii palju kirge, nii palju põnevust, nii palju õppimist, arenemist. Võib-olla väljakutseid, aga kuidagi midagi, vähkidel on midagi otse südamele, midagi emotsionaalset, mis mind nagu tõeliselt kuidagi rõõmustab, mu süda heliseb, mul on nii hea selles energias olla tegelikult. Et võimalik, et ma ei näita kõiki enda tundeid välja karikate kuninganna eest, aga sellist hoolivust ja armastust on siin väga tugevat näha. Sellised sõnumid vähkidele. Suur aitäh, et kuulasid. Aga vaatame edasi. Järgmiseks on siis skorpionid. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada skorpionitele. Natukene segan siin. Isegi korraks ajame kaarte rohkem segamini. Ei tahtnud väga hästi minna, aga nii, vaatame skorpionid. Skorpionid. Milliseid sõnumeid on kaartidel skorpionitele täna edastada? Karikate äss. Minu süda on avatud ja ma ootan seda edu, sauade 3 ka siin juures. No karikate äss on uued sidemed, näiteks uus armastus, uus sõprus, näitab rõõmsaid emotsioone. See näitab millegi algust, millal võiks olla positiivne tulemus. Õnnistatuse tunne, rõõmsat sündmust võib näidata, head uudist. Aga selline positiivne, õnnelik potentsiaal on sellel kaardil. Et just kui minu süda on millegi jaoks avatud ja sellist positiivset emotsiooni. Siin on sellist sõprus, võib-olla armastuse tärkamine. Et kuidagi ma olen nii valmis laskma oma ellu uut rõõmu, kogema häid emotsioone, et süda on hästi avanemas millelegi uuele ja rõõmsa jaoks. Et siin see sauade 3 on ka, et selline energia, kus ma ju tean, et minu unistus on minu poole teel, et ja ma vaatan ja ma ootan seda. Siin on, et ma olen justkui tulnud välja nagu oma mugavustsoonis, ma olen valmis uuteks seiklusteks, vaatama väljapoole, vaatama kuidagi suuremalt, vaatama mujale. Ma ootan midagi. Ja ma visioneerin midagi, ma unistan milleskist ja ma aeg-ajalt juba peaaegu nagu näen, et see on juba peaaegu kohal. Aga ma ei ole millegi osas nagu lootust kaotanud, vaid ma justkui astungi reaalselt võib-olla mõne sammu selle poole. Et kuidagi see energia liigub, justkui ma olen juba läbinud midagi, mingisuguseid samme, et saaks see unistus täituda. Justkui ma liigun õiges suunas, minu jaoks sauade 3 ütleb hästi tihti, et ma liigun õiges suunas ja siin on midagi, näiteks väga tugev tõmme millegi või kellegi poole.
aga hästi hea emotsiooniga algus, just mu süda on nii valmis, nii avatud. et mina olen valmis. mina olen valmis ja olen valmis jagama seda head tunnet teistega. midagi, mis mind rõõmustab. maagikaart. maagikaart. siin on ka müntide 5 on siin all. kas see on, mul on näiteks olnud rahalisi raskusi, keerukas näiteks või tööalaselt keerukas olnud või on tervisega keerukas olnud või on näiteks, kui on sellise püsisuhte keerukusi olnud, et ma olen tundnud ennast tõrjutuna, eemale jäetuna, minu eest on uksed suletud või kuidagi selline, võib-olla vahel näitab sellist töötust ja rahalisi raskusi, siis siin on maagienergia. Maag ütleb, et kõik on võimalik, et kõik on võimalik ja maaga paneb, kui ma suunan sellele fookuse, siin on algus, siin on ka number 1 kaart, et maag on, mis iganes ma soovin, mis iganes on minu unistused, siis maag on alati see üks suurimaid jah-energiaga kaarte. kõik on võimalik, see on maagiakaart. Siin on seda väge selles kaardis, justkui kui ma keskendun millegile, siis maagilaul on kõik tööriistad, et ma pean lihtsalt kasutama õiget tööriista, just kui mul on olemas juba midagi millegi alustamiseks, et väljuda sellest olukorrast, siis maag on midagi suurt, mis oleks justkui minu ellu tulemas. Mingisugused võimalused, aga need juhtuvad siis, kui ma keskendun sellele ja astun mingisuguseid reaalseid samme selle poolest, teen kas või pisikesed sammud, ma pean midagi ära tegema selleks, et saavutada seda, mis on minu unistus, saavutada seda, mis on minu soov. Et midagi nagu alustama, ma pean tegema millegi osas nagu alguse või astuma ise nagu sammu, et sammu selle esimese sammu tegema näiteks. Et on vaja teha just see esimene julge samm. Ja vahel on selline tunne, et mul ei ole piisavalt, ma ei tea, ma ei saa sellega hakkama, siis see maag ütleb, aga on, et tee, sul on juba piisavalt, ära otsi mujalt, ära mõtle, et ei, see ei ole võimalik, sest maag ütleb alati, jah, see on võimalik. Maag on kaart, kus on oskused, kus on anded, kus on tahtejõud. See on kaart, kus on fookuse seadmisel võime oma soove ellu viia. Ma kasutan ära kõik oma olemasolevad ressursid ja tegutsen. Et siin on seda powerit, energiat, väge, paranemise energia ja keskendumist on vaja ja tegutseda on vaja, et väga-väga uhke millegi loomiseks, alustamiseks, et väga uhke energia, võib-olla väljumiseks sellest energiast siit, et siin see on nagu alusenergia, et see on praegu see energia, mis on peamine, just kui ma saavutan, ma suudan. Et kui ma olen mingi hetk võib-olla tundnud, et ma ei suuda seda, mis iganes see on, siis maag ütleb, et suudad küll. Nii, et sa saad hakkama küll, et jah, tegutse, nüüd on hea aeg. Nii, karikate poiss. Ka hästi armas energia koos nagu selle karikate ässaga, minu jaoks karikate poiss, no vahel näitab ka sellist nooremat energiat ja laste energiat, aga karikate poiss on minu jaoks, no see võib ka näidata mõnel juhul noort, sest siin on ka põlvkonnad müntide 3 puhul peal, aga karikate poiss on energia, kus maailm on justkui nagu üllatustel aegas. Ja seal on nii palju põnevat ja rõõmu ja toredat, siin on ka selline siga lendab ja armastus ja selline hästi puhas, siiras, armas, toredad tunded. Et keegi tahab võib-olla mind naerma ajada või mina tahan kedagi, sellised kerged, armsad hetked, aga juhindutakse jällegi südamest, südame järgi. See, mida südames mind rõõmustab, nagu lähenen asjadele hästi avatud südamega ja proovin näha asju läbi nagu lapse silmade või läbi roosade prillide, et kõik on natukene armsam ja roosam võib-olla, et kui on, et karikate poisi energia on sellise tärkava kevade energia.
selline esimese armastuse energia, kus tekib selline entusiasm, ma olen lummatud, ma olen üllatunud, võivad olla üllatused, uudised, sellised rõõmud lihtsatest asjadest. Et näen maailma läbi roosade prillide. Siin on sellised naljatlemised ja toredad hetked, kus ma purskan naerma ja see rõõmustab mind. Siin on kellegiga koostöösse, et koostöö kuidagi kellegiga sujub. Siin on see team dream, kuidas öelda, team. Et see meeskonnatöö on see dream team nagu on ju, et müntide 3 puhul on selline partnerlus ja ühised eesmärgid kellegiga ja võib-olla üksteise täiendamine ja toetamine ja koos tegutsemine toob paremaid tulemusi ja on kuidagi rõõmus ja helge energia. Midagi tärkavat, sellist rõõmsat südamele. Nii, vaatame veel. Skorpionile veel. Mingi strateeg on siin. See on väga huvitav kombo. Siis siin on mõõkade 7 ja mõõkade 7, see on selline strateegikaart. No mõõkade 7 on Petteri kaart, justkui mind kutsutakse olema valvas kellegi osas ja et siin võib olla natuke salakavalust. Võib-olla ma pean ise kuskil kasutama mingisugust taktikat kellegiga, et saavutada edu, et saavutada rõõm. See on vahel minu jaoks, et siin energias mul ei tundu see mõõkade 7 nii kuidagi hirmutav, kuidagi ettevaatlik. Sellepärast, et siin on nagu positiivne kaart on nii tugevalt, see päikese energia on, et isegi kui keegi tahaks, mul tekkis praegu selline tunne, isegi kui keegi tahaks minu rõõmu rikkuda, siis tal kuidagi ei õnnestu, sest ma säran liiga palju. Et siin tuleb midagi päevavalgusesse, ma näen läbi midagi. Siin on ka päikesevalgust, kiired on siin selle kohal, et isegi kui keegi prooviks mind kuidagi pisendada, keegi prooviks kuidagi mind haneks tõmmata, keegi, keda ma võib-olla ei saa usaldada, siis ikkagi on siin hästi, sest siin on päikeseenergia ja päike on, et aga ma olen kõike väärt ja ma olengi särav ja ma pean sobima sellisena, nagu ma olen. Et siin on kas minu selline edu, mida ei ole kellelgi võib-olla lihtne mõista või näha, aga kuidagi vahel on selline tunne, et ma võtan kellegilt relvad, et ei saa mulle liiga teha. Et praegu tekkis, sest kuidagi minus on nii palju positiivset, et ma ei lase seda negatiivset kuidagi endale ligi. Et hästi tugev, kuidas ma ütlen, selline kilp on siin. Et isegi kui on keegi, kes kuidagi, see tilk tõrva seal meepotis, siis see ei mõju mulle praegu. Vaat selles energias ma tunnen, et aga vaat praegu hetkel mul on kõik nii hästi ja ma olen nii enesekindel, et ma ei lase mõjutada ennast. Siis siin on midagi positiivset, et kui on ka nagu selline valvelolek, et ma ei saa kedagi usaldada, mingi olukord on kuidagi, siis on siin midagi, mis selle kuidagi maandab. Et ma praegu selle mõõkade 7 puhul väga mures ei ole. Kuidagi ma saan selle enda kasuks. Kuidagi see ei mõju mulle praegu. Võib-olla varem on mõjunud, aga praegu ma ei tunne, et see mõjuks. Võtame veel. Sauad on sinna, läheb väga tuliseks. See ei mõju mulle. Ja siin seda kuuma energiat, siin on sauade kuninganna ja siin on sauade rüütel. Väga, kui nüüd Skorpion sooviks armastust ligi tõmmata, siis siin tõmmatakse väga ligi armastus. Hästi hea sotsiaalne energia, ma suhtlen, ma säran, sellist tantsurõõmu, tegutsemist, sauade kuninganna on, ma täidan oma maailma valgusega.
et on aeg olla julge, on aeg astuda nagu tähelepanu keskmesse ja mitte karta just nimelt olla tähelepanu keskmes. Ma ei pisenda ennast, ma ei lase teistel ka ennast pisendada. Mul ongi see, et siia sellele kapuutsi all varjatule ma saadan õhumusi veel lausa, et ma ei karda sind. Et mis iganes, ma tulen toime, sest siin käes hoitakse seda päikest, mis siin enne oli. Selline väga kirglik, ma praegu üldse skorpioni pärast selles osas ei muretse. Et kuidagi selline enesekindlus on siin, ma olen vapram, ma olen julgem, ma saan hakkama, ma võtan riskid, teeme ära. Ma ei löö risti ette millegi ees, kõik on võimalik. Need on minu unistused ja selline energia, kus on enda soove, ma tõstan enda soovid esile ja ma jagan oma mõtteid hästi kirega ja ma suudan inspireerida näiteks teisi ja kuidagi selline respekt minu suhtes tekib, et sest ma jagan oma kirge, ma jagan oma energiat. Hästi hea on tegelikult lükata siin ennast olukorda, kus mind ümbritsevad inimesed. Võib-olla satun kuidagi keskpunkti ja mulle tundub alguses, et see on ehmatav või kuidagi ei ole väga minulik, siis ma nagu kuidagi suudan seal toime tulla, et kuidagi säran hästi. Suudan luua näiteks uusi kontakte, et kuidagi siin energiast tuleb mul suhtlemine väga kuidagi hästi välja ja kuidagi loomulikult ja vabalt ja hästi hea energia tõesti ka armastuse leidmiseks, seiklemiseks. Kui Sauade rüütli puhul, kui on miski, mida ma olen alati soovinud teha, aga võib-olla leidnud põhjus, ei, siis siin ka maaka, siis nüüd on aeg piire ületada, nüüd on aeg kogeda ja lihtsalt selline meeletuste tegemise energia, seiklus ja anu energia. Et väga uhke. Sellised sõnumid skorpionid. Aitäh, et kuulasid. Aga liigume edasi kalade juurde. Nii, vaatame siis, milliseid energiaid on kaartidel edastada kaladele. Vaatame, kas õnnestub segada ühe korra. Nii ka, need ei ole väga nibedad kaardid. Nii. Kalad. Vaatame kaladele, palun. Ühe korra veel. Nii. Nii. No saatana energia. Saatana energia. Miski hoiab mind enda ohjes. Võib-olla mõnel kala tegemist kaljukitsega. See võib olla ka tööga seotud. Just kui ma olen tööga abielus. Sest siin müntide 8 on minu jaoks väga materiaalne kaart. Just kui ma väga palju annan, väga palju panustan. Ma tõesti olen väga töökas ja kuidagi ma ei saa ennast sellest vabaks lasta. Aga mul on vaja kuidagi sellist vabanemist, just kui ma annan kogu energia sellesse. Et siin võib olla, müntide 8 on, kas ma väga näiteks õpin, arenen või siis oma andeid, kuidagi kvaliteet on mulle oluline, pingutan, et ma nagu pingutan. Mul on kõrged standardid ja ma pühendun väga. Võib-olla ma soovin sellist finantsilist iseseisvust saavutada, võib-olla lihtsalt paremaid võimalusi leida. Kui on püsisuhtes või tervisega seotud, siis ma ka muudkui annan, ma tõesti panustan sellesse, hästi palju annan endast. Aga saatana kaardi puhul ma tunnen, et ma annan nii palju ära, aga ma ei saa nii palju vastu, et justkui midagi toksilist, et see nagu kontrollib mind, et ma ei saa sealt nagu vabaks. Et ma olen olukorras, kus mul on raske nagu kõrvale korraks astuda. Et kuidagi enda vabastamine, justkui selline tunne, et ma annan rohkem, kui ma võib-olla saan. Siin on vahel, see on sõltuvuste energia, et ma ei saa sealt mingisugusest mustrist välja. Ma ei suuda astuda mingisugusest mustrist eemale. Midagi, millele ma väga palju annan, aga võib-olla ei saa seda vastu, mida ma võib-olla tegelikult vajaksin ja et kuidagi väsimus tekib siin. Et võib-olla minu ootus on palju suurem. Huvitav. Vaatame. Et võib puudutada tööd, karjääri,
võib olla ka tervisega seotud, kui on püsisuhe jah, et ka kuidagi annan hästi palju endast, aga midagi on nagu ma vaatan ühe kaardi siia kõrvale. mingi kontroll on minu üle millelgi või kellelgi, miski kontrollib. et ma ei saa olla päris vaba, selline tunne tekib. ükskõik kui palju ma pingutan. keiser. Keiser, no keiser ka kontrollib. keegi võib olla selline niiditõmbaja kontrollija. aga siin on müntide kuninganna. kas kalad teevad palju tööd või väga praktiline, see on ka selline minu jaoks praktilise ema energia, siin on väga isa energia, aga no keiser on, võib viidata jäärale. valitseja, juhtliider, tuline energia istub siin Marsil, aga energia, kus ma kaitsen seda, mis on minu oma. samas siin on nii zen ja rahulik müntide kuninganna. müntide kuninganna, siin võib olla kahe inimese energiat, sellepärast et müntide kuninganna on energia, kus on hästi tegelikult selline hoolitseja, hästi praktiline, väga töökas energia, et kui siin oli müntide 8 ka selline tohutu töötähe all. võib ka väga kodune olla, et ma lihtsalt kodus toimetan, tegutsen, vaatan, et kõik oleks tehtud, kõik oleks ilus. selline praktiline energia, aga väga hea ka äritajuga energia. see on vastutulelik energia, see on töökas, stabiilne energia, heade tehingute energia, et ma tõesti panustan, tundub, et väga palju on teha. Sauade 8 on siin all, tõesti on nagu palju teha. või ma tahan, et need asjad saaks kõik tehtud ja kõike tuleb korraga, mingi hetk on nagu kõike korraga hästi palju. siin on keiser, keiser on juht, liider, isa, mees. keiser, siin on julgus, vastutus, selline ärienergia, tegutseja, strateeg, analüütik on ju, kus kalkuleeritakse asjad läbi. samas teiste eest hoolitsev, lähedasi kaitsev energia, seal on enesekindlus selline, macho energia, kus on, mul ongi ego ja et see on okei. Et selline energia, kus ma sean võib-olla piire, aga mind saab usaldada. Et keisrit peab saama usaldada. Keiser ei tohi olla liialt kontrolliv, kui keiser tahab mingil määral kontrollida. Et need energiat löövad kindlasti siit kuidagi üle sellest saatanast. Sest keiser ikkagi, mina juhin ise enda elu. Minul tekib siin, et kui siin ma tunnen, et see kontroll võib libiseda, siis siin mina juhin ise, et see on minu keisririik ja mina juhin seda enesekindlat ja lahkelt. Samas mul on ambitsioonid. Siin on nagu sellist eduenergiat. Ma soovin luua paremat tulevikku. Aga kuidagi ongi vaja seda metoodilisust ja kindlameelsust. Aga samas keiser peab suutma säilitada nagu selle mõistmise ja kaastunde, et inimlikkuse. Aga siin et mina juhin ise enda elu, mina võtan juhtimise enda elu eest enda kätte. Tahtejõud ja kontroll ka. Et see ei ole mugav, võib-olla ma pean kogu aeg midagi tegutsema, sundima kas või ennast. Aga see on võimaluste leidmine oma lähedaste ja enda heaolu parendamiseks, aga samas siin on selline usaldus ja respekt olemas. Et selline tugeva positsiooniga kaart. Võib-olla kas ma ise olen see või ma saan kellegile toetada. Keegi seisab minu eest, selline tunne. Või ma juhin ise. Nii, võtame veel. Ma ütlesin, et kaladel on väga palju teha. Kaladel on väga palju teha, aga koostöös. Siin võib ka olla nii, et mõnel kalal on selline sõnumite vahetamine ja siin tekib selline liidu, sest karikate 2, et ma olen valmis arenema, ma olen valmis kasvama partnerluses, et koostöös, sidemete loomine, et ma naudin sidemete ühtsuse jõudu.
et siin olid ka paarina või noh, kahe, nagu ma ütlen, kahe energiat, siis siin ka tegutsemine, võib-olla reisimine, võib ka näidata palju suhtlemist, palju asju, aga kuidagi liiduna. et karikate kahe puhul on see ikkagi selline partnerlus, sõprus, sidemed, ühtsus, meil on ühtne liit. me ühendame jõud. selline vastastikune lugupidamine, meeskonnatöö on see, võib ka viidata abielule, on ju selline kirg ja rõõmus ühinemine, et siin koos energiaid vahetatakse, isegi kui me oleme väga-väga erinevad, on ju. et karikate kahe puhul on jah, selline, kuidagi ma olen kellegiga sünkroonis. No see võib näidata tihti ka sellist paarisuhte kooselu, mingi suhtes on selline positiivne ka alguse energia ja aga selline rõõmus, rikastav kogemus koostöös, et olen valmis. Ja siin võib olla siis kas palju sõnumeid või lihtsalt, et me koostöös saavutame selle, et teen ära, et karikate 8 puhul on sellist tegutsemist, aga koos tegutsemist. Nii. Kalad. Vaatame veel kaladele mõned sõnumid. Mõõdukus ja erak. Et siin on ambori energia, siin on neitsi energia, et siin on neid suure arkaani kaarte küll, et siin oli veel kaljukitse ja jäär, on ju. Aga millegi osas kalad, ma otsin millegi osas sellist parimat teed. Ma otsin tasakaalu millegi osas, kuidas midagi saavutada millegi osas tasakaalu. Saavutada lahendus, mis sobib enamusele. Et tasakaalu otsimise koht, kuldse kesktee otsimise koht, võimaluste otsimise. No ma mõõdan ja kaalun neid võimalusi, sest ma ei saa kedagi sundida. Siin on minu jaoks selline eraldumise energia, eemaldumise energia eraku kaardi puhul. Aga erak on keegi, kes otsib, kellel on väga palju küsimusi ja ta otsib neid vastuseid. Aga eraku puhul on ka otsitakse sellist, eemaldutakse, et näha tervikpilti, et kuidas saavutada millegi osas tasakaal, kuidas saavutada mingis küsimuses ja et see sobiks. See on tegelikult just, kui mul on osapoolte lepitamise võimalus, just kui ma leian parima lahendus. Minu jaoks mõõdukuse kaardi puhul neutraalsus on kuidagi oluline, jääda neutraalseks milleskis ja leida see parem lahendus. Alati on see koht, kus ma võin katsetada mõõdukuse energias, kui sedasi ei toimi, aga proovime siis nii, et ma võin just, kui seal on rohkem võimalusi kui üks, et ma leian parima, mis sobib. Et siin ei ole see energia, kus ma sean kellelegi ultimaatumit, vaid ma leian sellise tasakaalupunkti, mis nagu sobib. Et ma tahan kuidagi, et kõik jääks rahule, et ma ei taha kuidagi kellegist üle sõita, et see ei ole üldse agressiivne energia, hästi neutraalne energia. Ma pigem eemaldun, ma mõtlen asjad rahulikult läbi, mul on vaja võib-olla eemalduda aega, et leida see sisemine selline mõtisklemise koht, selline mediteerimise energia on siin. Ma tahan võib-olla millegi osas aja maha võtta. Võib-olla ka kiirest elust, sest siin on kiirust, juhtub palju, tahaks aeg-ajalt nagu eemalduda. Aga siin on, et ma usun, et kuidagi uske endasse, et kui on keerulised olukorrad, siis ma eemaldun, mõtlen need ise läbi, proovin näha ja mõista. Et mul on vaja kuidagi sellisest, natuke selline mulli sees olla, mediteerida, mõelda asjad rahulikult läbi, et mitte kiirustades. Et siin mõlemad energiad on hästi neutraalsed, rahulikud, pigem selline, ma võtan pausi ja mõtlen läbi. Et ei tasu, mõõdukuse puhul ajastus on ka hästi oluline. Midagi kuidagi teha õigel hetkel, õigel aja, et aeg on siin hästi oluline, sest ma kohanen. Mõõdukus kohaneb, leiab uued võimalused. Et ei tasuks nagu sellist kiirustades võib-olla midagi otsustada, vaid siis, kui ma tunnetan, et nii, see on parim lahendus.
nii, kalad, vaatame. Millegipärast ma muretsen või võib-olla olen ka kelleski pettunud, aga siin on, tulevad need suure arkaanid, siin on lõvienergia tugevuse ja jõukaart. See tähendab, et võib-olla on olukord, kus ma pean olema, kus ma vajan seda sisemist tugevust ja jõudu. Et mingisuguse pettumuse või kurbusega toime tulla ja võib-olla kaotusega toime tulla, et aga siin on selline, et sa oled palju tugevam, kui sa arvad. Et kannatlikkus, siin on ka see kannatlikkus, justkui ma võtan mingisuguseid asju väga kannatlikult. Et säilitan sellise rahu, proovin heaga, midagi on siin vaja, et ma ei saa olla kuidagi selline agressiivne, millegi osas ma pean, siin on see lõvijõud, see tervendab, isegi kui ma olen olnud või olen millegipärast kurb ja tundnud sellist kurbust, sest see minu jaoks karikate viis on sellise puhta kurbuse kaart. Vahest ta näitab sellist kaotusvalu, pettumust, on ju, vahest kahetsust lihtsalt, vahest on lihtsalt selline, mul on nii tühi tunne, aga see näitab, et siin on selline energia, kus ma nagu proovin säilitada rahu, olla kannatlik selle või kellegi või millegi osas ja see tasub ennast ära, sest siin on taastumise ja tervenemise, isegi teiste tervendaja energia, et ma saan heaga, sest tugevuse kaart on kaart, kus ma säilitan nagu, ma nagu ületan kõik takistused hästi rahulikult, tasakaalukalt, ilma agressiivsuseta. Et ma saan kavalusega, ma saan heaga, ma saan präänikuga, saavutan seda, et ma suudan nagu selle vaenlasega sõbraks rääkida, sest minus on selline taktitunne ja diplomaatia. Olukord, kus tõenäoliselt ma peaksin minema väljakutsetele püstipäi, sest siin on selline energia, et kui ma olen kannatlik, siis selline leebe mõjutaja, siis selline sisemine jõud, lõvijulgus, aga ma selle kaardi puhul ütlen alati, et aga ma ei lepi vähemaga. Ma olen küll väga tasakaalukas, ma olen nõus ootama, aga ma ka vähemaga ka ei lepi, sest ma olen palju tugevam, kui arvatakse. Et siin võib-olla ka, kui ma ise tunnen või arvan, et siin on midagi, mille pärast ma võib-olla muretsen, või olen kurb või pettunud või võib-olla kahetsen midagi, aga see kannatlikkus ja minus olev jõud nagu ületab selle. Aga suured tänud teile, kalad, ja aitäh, et kuulasite!